Tere, head kuulajad ja tere, head vaatajad. Jällegi kolm meest on ekraani taga ja kõrvades teil. Ehk siis õpetajad Jaak Aus, Toomas Nigole ja Robert Punder oma vestlussaadet jälle teiega jagamas. Eelmisel korral me hakkasime rääkima sellisest distsipliinist nagu moraalideoloogia ja olen saanud ka hästi põgusalt telefoni teel tagasisidet, kus on inimesed öelnud, et väga huvitav ja väga vajalik saade. Ma ei tea, kas siis üleüldse meie vestlussaade või mõelda siis moraalideoloogiat. Ja ma mäletan, et me eelmine kord rääkisime, et ega see väga kerge distsipliin ei ole. Ja tänaseks me oleme kokku leppinud, et me räägime siis moraalideoloogia ühest osast ja see on seotud siis nii-öelda voorustega ja, ja sageli noh, sellest räägitakse võib-olla mõnes teises kontekstis, aga eks me siis räägime, kas need kontekstid on õiged või mitte, aga tere, Toomas ja tere, Robert. Tervist. Tervist. Noh, ma saan aru, me siin ennem saadet põgusalt kõnelesin, siis siin Toomasel on vaja kohe minna metsa siile otsima, või vabandust, siilile, mitte siile otsima, aga siilile ja Robert on siin toimetamas oma toimetamisi doktorantuuris kui Põlva koguduses, aga mis Toomas tõdes, et Pärnus pidi ilm ilus olema, Tallinnas on ka, kuidas Põlvas on? Lund sajab, nii et igati ilus see kevadine Eesti ilm. Ja see toob mulle meelde ühe toreda loo siin alustuseks, kui Jumal inimestele nii-öelda andis tegevusi üle maailma, kui ta oli siis inimesed ära jaganud ja seganud maailma piirkondadesse, siis küll ta seal brasiillastele andis seal temperamenti ja kellelegi veel midagi, prantslastele head toidu valmistamisoskust ja tratatata ja siis küsib Jumal eestlastega, siis eestlased küsivad Jumalalt, et kuule, et aga mis sa meile eestlastele annad ja siis Jumal ütleb, teile ma annan võimaluse maikuus ahju kütta. et Ja eks ta tuleb ikka olla on tänulik. ja absoluutselt kõige eest, mis meile antakse. Aga läheme siis tänase saate juurde ja üldiselt, kui me räägime voorustest, ma kõigepealt ütleksin, hakkab tekkima selline olukord, kus me iga kord mingi saate alguses hakkame kokku leppima terminoloogilisi küsimusi. Ja, ja võib-olla ma eksin, aga mulle on jäänud küll selline tunne, et ega sõna voorused väga tihti ei kasutata, pigem püütakse vooruste asemel kasutada sõna väärtused. Kas te olete minuga nõus või on see ainult minu kiiks, Robert? Raske nagu öelda, no tõepoolest, ma arvan, et me ei kuule, et räägitakse väga palju voorustest, vähemalt nagu ühiskondlikus või siis laiemas, ütleme, debatis, et noh, või öeldakse, et on väga vooruslik inimene, võib-olla öeldakse, et on väga väärtuspõhine või tal on väärtused paigas. et see võib tegelikult nii olla, kui sa nii ütled, et voorused on võib-olla ikkagi rohkem mingi mõiste, mis on nagu ütleme, ajalooliselt kasutatud. et kui sa nii ütled, siis ma arvan, inimesed mõtlevad neid sama tähenduslikuna, kui nad seda ütlevad või nad üldse ei mõtle, et noh, siiski voorustel on ju mingi kvaliteet, mida väärtustel ei ole, aga siiski, et see võib nii olla, et väga palju ei räägita voorustest. Toomas. Jah, ma arvan ka, et voorused või voorustest rääkimine ei ole moes ja väärtustest rääkimine pigem on moes. Aga noh, oma olemuslikult nad on ikka võrdlemisi erinevad asjad, et ka eetikas ja moraalideoloogias väärtus on ikkagi iga asi, mida me peame oluliseks, millel on väärtus, kaasa arvatud moraal võib olla väärtus või kõlbeline elu võib olla väärtus. Et see sõltub ka eetikasüsteemist, kus hinnatakse, mida, eks ole, teadupärast on ju võimalik esikohale seada väga erinevaid asju, et on võimalik öelda, et kõige tähtsamad on näiteks tegude tagajärjed, eks ju, nagu noh, utilitaristliku eetika puhul näiteks, eks ole, et suurim hüve suurimale hulgale, mida iganes see ka parasjagu peaks tähendama, on võimalik, eks ole, seada esikohale kavatsust, öelda, et noh, ükskõik kuidas läks, aga noh, ta tahtis head, eks, et see on kõige tähtsam, et oleks head kavatsused ja nii edasi ja on võimalik tõesti ka ju ja ajaloos ka on seda päris palju, see vooruste eetika, eks ole, kõige tähtsam on olla hea inimene, vooruslik inimene, aga tõesti praegusel ajal seda väga palju ei väärtustata, et pigemini ju ühiskonnas meie ümber on moes
pigem just nagu selline emotsioonipõhine ja spontaanne ja reageeriv, mitte niivõrd teadlikult ennast juhtiv inimene, vähemasti kõlbelise elusfäärides. nii et selle tõttu jah, see voorustest rääkimine kõlab paljude inimeste jaoks mingi tõesti natukene pentsiku ja vanamoodsa. antiika ja filosoofia. no või keskaja No just. värk, eks ole, et meenuvad ka vooruse vöö ja muud niisugused asjad. et jah, et ilmsesti ei ole väga palju neid, kes nende sõnadega tegelevad. nii, aga räägime siis nii, nagu asi on. teeme siis seda natukene selgemaks, eks ole. ja kui me räägime, siis ma tegelikult viitasin ka, et kristluses siis tegelikult saab voorusi jagada kahte rühma, eks ole. ühed on need, mis on võib-olla tõesti juba antiika ja filosoofiast paljudele inimestele noh, nii-öelda tuttavad või õppinud, olgu ta siis Platonist või Aristotelesest. aga siis, ja neid nimetatakse siis nii-öelda kardinaalvoorused või inimlikud voorused ja siis on teoloogilised voorused ehk jumalikud voorused. Need jumalikud voorused on siis tegelikult need voorused, mis on siis võib-olla meie vaates see, millest me kõigepealt alustame, et me ikka Jumala asjadest alustame ennem ja siis räägime inimese asjadest. ja need mitte peamist, vaid kolm ainsat jumalikku voorust on siis see, mille kohta on eriti ühte armastatakse väga tihti rääkida, millest on ka Tõnis Mägi oma laulus laulnud ja millest räägib Apostel Paulus esimesest kirjast korintlastele ehk siis usk, lootus, armastus ehk siis kolm jumalikku voorust või siis teoloogilist voorust. ja mis on siis nende eripära? Nende eripära on siis see, et nagu öeldakse, et need on Jumala poolt igale inimesele antud, igale inimesele kingitud, et nad on Jumala poolt inimese sisse valatud ja nad on igale inimesele noh, nii-öelda omased, ehk siis isegi teinekord on toodud seda näidet, need on, need on voorused, mis on nii-öelda jumalikult Jumala poolt inimestesse antud ja mis teeb inimesest ka seda jumalanäolist inimest ühes aspektis juurde. nii, Robert, paranda nüüd vana meest. kõik on õige. Ehkki noh, ongi see küsimus, et usust rääkides näiteks, et milline usk ja armastusest rääkides, milline armastus on see Jumala poolt antud armastus ja ka ilmselt ka lootusest rääkides, aga et need on hästi spetsiifilised mõisted, mida ka Paulus kasutab või spetsiifilised sõnad usu või armastuse kohta. ehk siis, aga need on tõesti need jumalik usk ja jumalik armastus ja jumalik lootus. Toomas, tahad sa lisada juurde, et sul on mõni neljas näiteks lisada? ei, neljandat ei ole. nii nagu Paulus ütleb, et jäävad ikka need kolm. aga võib-olla peab korra veel kuulajatele ikkagi mainima või nimetama ära, mis asjad need voorused üleüldse on või mis siis on see, millest me räägime, eks ole. jah, et see on ikkagi ju nagu sellised harjumuslikud head iseloomuomadused või head harjumused ja iseloomuomadused, mis aitavad meil elada Jumalale meelepärast elu, võiksime võib-olla niimoodi seda defineerida. et jah, et vooruslik on see inimene, kes on ennast harjutanud käituma kõlbelisel viisil, ükskõik milline see siis moraalisüsteem selle kõlbelisuse kriteeriumid paika paneb, aga et see tulebki nagu loomulikult ja harjumuspärased, et siis me saame rääkida vooruslikust inimesest ja kui me mõtleme nende teoloogiliste vooruste peale, usu, lootuse, armastuse peale, siis ka, et need peaksid tõesti ju iseloomustama kõiki kristlasi tõesti, et siin oleks see usaldus Jumala vastu, tema tõotuste omaks võtmine, et see oleks nagu selline väga loomulik asi kristlase elus, et me jah, usume seda, mida Jumal on öelnud ja tõotanud. me loodame selle peale, eks ole, et me ei raja oma unistusi ja tulevikuplaane ühelegi ebakindlale alusele, mis on siin maailmas, vaid ikkagi meie lootus on sellel, mida Jumal teeb ja võime olla kindlad, nii nagu Püha Paulus ütleb, et lootus ei jäta häbisse. ja tõesti, Paulus ütleb, et aga suurim neist kolmest on armastus, sest see on tõesti ju ka see, mis jääb
igavikus, et nii usk kui lootus on meile ka väga olulised, kuni me elame siin maises elus ja käime usus, mitte nägemises, kui pühakirja sõnu laenata. aga kui jõuame juba sinna Jumala palgepaistuses, kui me näeme teda ja kogeme teda näost näkku, et siis usul ja lootusel enam ei ole seda rolli, mis praegu on, sest siis me juba käime nägemises, mitte enam usus ja oleme juba kätte saanud selle, mida me oleme lootnud, aga armastus, see jääb igavesti. See Jumala ja inimese, tema loodu vaheline, see armastusel põhinev suhe ja armastus on ju ka osa inimese sisimast loomusest, sest inimene on loodud Jumala näo järgi tema sarnaseks ja Jumal on armastus, nii nagu me ju seda ka teame pühakirjast. nii et sellepärast ka, ma arvan, Paulus ütleb just, et suurim neist on armastus, et see on see kõige tähtsam ja põhilisem. Ja see ei ole tõesti mitte ju selline sentimentaalsus või midagi niisugust, eks ole, vaid pigem tõesti väga praktiline asi, millest sealsamas esimese Korintuse kirja 13. peatükis Paulus ka kirjutab, missugune see armastus on, millest ta väljendub siis. Ja armastus on tegelikult nagu seaduse täitmine, eks ju, kõik käsud on täidetud sellest, kes armastab Jumalat üle kõige ja liigimest nii, nagu ta iseennast armastab. Jaa, absoluutselt. Ma lihtsalt esitan nüüd, ma lähen nagu lihtsamaks. Ma nüüd püüan nagu lihtsustada mõnda asja. Ehk siis öelge mulle seda, et kui ma eelpool nimetasin, et nüüd need on Jumala poolt need voorused meile antud, ehk siis need on Jumala kingitus igale inimesele, siis millal see Jumal need meile kingib, Robert? millal või mida, kuidas see küsimus oli? Millal? Jah. Ma tegelikult hakkasin mõtlema selle peale, et see on natuke nagu sama küsimus nagu kristluse ajaloos on kogu aeg see transcendentsuse või immanentsuse küsimus, et kui palju on nii, et Jumal ülevalt annab ja kui palju on nii, et meil on need juba olemas sündidest. Ja kui me tegelikult võtamegi need antiikaja voorused, noh, seda ju ka Paulus kirjutab, et kõikide seda maailma tarkust nagu ütleb halvasti, et targad on läinud nii-öelda rumalaks oma tarkuses, siis siiski on ju mingid voorused, mis on nagu inimloomusele omased ja samamoodi ju mingi jumala tunnetus on inimloomusele omane, mingi selline loomupärane religioossus, aga noh, see ei ole piisav. Ja siis on ju mingi osa, noh, nagu me rääkisime, see jumalik usk, mis on konkreetselt Jumala kink, and, mis siis kas ristimises koos usuga meile antakse, mis on noh, and, kingitus. Et see, ma arvan, et see umbes noh, nii ongi, küllap Jumal kasutab ka neid loomupäraseid voorusi, mida ka juba antiikreeklased suutsid ära tunda, aga teisalt on need jumalikud voorused. Nüüd tavaliselt noh, kirikuloos selle transcendentsuse, immanentsuse ehk selle Jumala teispoolsuse või siinpoolsusega on mindud alati liiale ühele või teisele poole ja see pendel on kogu aeg kõikunud. Ja ma arvan, et nende voorustega on samamoodi, ja ma hakkasin mõtlema, et hästi huvitav tõesti, et voorus on ju väga lähedalt seotud ka mingi teo või ikkagi omadusega. Et noh, alandlikkus on seotud alandliku käitumisega või see väljendub ju milleski, et muidu ei ole voorusel mõtet. Noh, väärtusega iseenesest ju samamoodi, et me võime öelda, et meil on väärtused, aga kui me ei käitu väärtuspõhiselt, siis ei ole sellel nagu mingisugust nagu mõtet. Aga noh, küllap on siis siin täpselt need mingid loomupärased omadused, mille tõttu üldse tsivilisatsioon või ühiskond on olemas ja siis on mingid jumalikud omadused, mis nii-öelda kombineeruvad siis sellises kristlase elus, kus Jumal kasvatab meid kui inimest tervikuna. Ma nüüd natukene provotseerin teid selles mõttes, et kohe lasen Toomasel ka sellest endale vastu vaielda või siis kaasa noogutada. Mina olen mõtestanud enda jaoks ja ilmselt ma ei ole seda mitte ise välja mõelnud, vaid olen ma seda kunagi kuskilt lugenud. Ma tunnistan ausalt, mitte viimastel aastatel, võib-olla oma nooremas eas, kui oli palju selle moraalideoloogia nii-öelda raamatute lehitsemist ja nii edasi, siis mina olen enda jaoks seda mõtestanud natuke nõnda, et needsamad usk, lootus ja armastus on tõesti need Jumala poolt antud voorused, mis antaksegi igale inimesele, noh, mis iganes, kas nüüd siis on see liialdatud või vähem liialdatud, kui Roberti nagu eelnevat juttu nagu tuua. Aga ma olen seda enda jaoks mõtestanud selle läbi, et nad tegelikult antakse sündimisel igasse inimesse kaasa, igasse lapsesse, kes sünnib, tal on täiuslikult need 3 voorust nagu olemas. Ja see mõneski mõttes ilmestab ka seda, et näiteks sama usaldus või usk, noh, mitte ainult Jumala, vaid ka oma vanemate vastu või noh, mis iganes. Psühholoogid küll ütlevad, et see on nagu paratamatus, et kui laps siia maailma sünnib, tal ei olegi kedagi teist, keda nagu usaldada, aga noh, et see selline siiras usaldus või siis seesama lootus või seesama ka armastus, et lihtsalt need on igas inimeses olemas, aga mida rohkem inimene kasvab, seda suuremaks saab tema
nii-öelda patusus ehk siis see, mis nagu mõnes mõttes neid vooruseid hakkab nagu ära nügima, noh, nagu lihtsustatult rääkides. seal tekib ainult üks küsimus, mille üle ma olen mõelnud, et kuidas on see suhe päris patuga selles mõttes ja kus siis see nagu seal omaette asetseb, aga mulle endale nagu meeldib, rõhutan, see on mulle endale meeldib niimoodi mõelda, et tegelikult nad on antud meile Jumalalt igale inimesele kaasa, lihtsalt inimene mingisuguses ajas õppides seda maailma tundma ja muutudes nii-öelda selles tähenduses, mitte päris patu tähenduses, vaid oma elu tähenduses patusemaks, siis tegelikult neid vooruseid nii-öelda tõrjub või katab kinni või peidab ära või mis iganes. Et kas ma siis, Toomas, nüüd olen nagu täitsa valel teel, et paranda nüüd mu meelt ja ütle, et Jaak, võta uuesti raamat ette. ja eks juba tuleriid südatakse varsti, et ega siin midagi. aga see päris patu teema muidugi on oluline jah, et see loomupärane Jumala tunnetus ja need voorused ikkagi on ju päris patu tõttu inimeses ikkagi rikutud ja selle tõttu ka ikkagi nii katoliiklik kui luterlik teoloogia ikkagi rõhutavad just ka ristimise olulisust. Et ikkagi ka ristimisel just Jumal annab inimesele need teoloogilised voorused, nii usu, lootuse kui armastuse anni, sünnitades inimese vaimulikult uuesti Jumala lapseks. Ja noh, minu meelest Luter eriti rõhutas just seda usuandi, et ristimisel inimene saab selle usuanni, mis on kõigile muudele voorustele aluseks. Ja noh, nii nagu ka Jeesus ju Johannese evangeeliumis ütleb, et kes ei sünni uuesti veest ja pühast vaimust, tema ei saa isegi Jumala riiki näha, mitte et noh, kõik see Jumala riik võrsubki sellest, kui Jumal siis inimese uuesti sünnitab ja annab talle need voorused, mis on siis aluseks kõigele muule. aga muidugi ka jätkuvalt, et see ei ole ühekordne akt, et noh, nüüd on käes ja kogu lugu, et noh, järgmiste tegevuste juurde, et alati, kui ikkagi me saame osa sõnast ja sakramendist, kuuleme Jumala sõna, saame osa armulauast, käime pihil, siis selle kõige kaudu ka Jumal oma armu meis uuendab, kui me oleme avatud tema eest, tema püha vaim tegutseb meis, nii et see on ikkagi Jumal tegutseb kogu aeg, kui inimene on valmis laskma tal oma elus tegutseda. nii et eriti nüüd ka nelipühade eelses ajas me ikkagi peamegi palvetama, et Jumal oma vaimu meile läkitaks ja meid uuendaks oma näo järgi aina enam ja enam. kas sa, Robert, tahad täiendada ennem kui ma järgmise rumalusega välja tulen? et noh, kui tulerid südatakse, eks ma ühe alukese lisan ka omalt poolt, aga no ma ise kipuks mõtlema teistmoodi ja mulle tundub, et võib-olla see on sellepärast ka, et mul on 3 väikest last nüüd järjest viimase 6-7 aastaga olnud. et ma arvan, et see, kui me füüsiliselt ei ole võimelised mingit pattu tegema, et see ei õigusta meie patust loomust. ehk siis noh, see nii on, et ehk siis ma arvan ikkagi täpselt nagu Toomas ütles, et ristimine on see, milles meile ikkagi kingitakse konkreetselt see usuand ja me ei pruugi seda näha väikses lapses, aga see king seal antakse. et selles osas ma kipuks ka ütlema, et see on ikkagi see üleloomulik and, mis meile antakse siis nii-öelda siis kas siis ristimise käigus või nii, et kui me sünnime siia maailma, et see on Jumala suhe on ikkagi väga-väga nagu katkine ja kindlasti, nagu ma ütlesingi, inimesel, nagu Martin Luthergi ütleb, inimesel on päris palju vaba tahet sellistes maistes valdkondades, et kuhu ma lähen poodi ja millise kõrtsu ma täna lähen ja kas ma panen oma lapsele teki peale või ei pane. aga jumalikes asjades, no Luter on muidugi eriti radikaalne, tema ütleb ikkagi niimoodi, et inimese seljas ratsutab kurat või jumal. ühesõnaga on inimese seljas, et seal on ainult nagu kaks valikut, kas inimene on ühes seisundis või teises seisundis. et noh, ma arvan, mingi teatud suur tõde seal on, et selle loomupärase jah, ja asjaga võib minna nagu noh, väga-väga rappa. et see on selline, ütleme, minu vaade. ja minu provokatsioon õnnestus, esimene. nüüd tuleb teine provokatsioon. on siis see, et aga kuidas siis nüüd sellega on, et kui nüüd inimesel ei ole seda usuvoorust ja ennem ristimist kuidagi olemas, et äkki siis me peaksime kõigepealt ikkagi need leerilapsed, kes täiskasvanuna meie juurde tulevad, ära ristima ja siis hakkame neile alles Jumalast rääkima. no vaikus tekkis, ma pean sõna andma. Toomas, saad sõna.
jah, noh, eks on ju ka neid, kes niimoodi teevadki, et noh, eriti noh, laste puhul tihti ongi ristimine, ongi, no laste eks ole, puhul enne on see lihtsam ja ja, ja tõesti, kui me mõtleme ju Matteuse evangeeliumi 28. peatükini, kui Jeesus annab selle jüngriks tegemise käsu, eks ole, siis ta ütlebki, et kuidas jüngriks tegemine käib, ongi neid ristides ja neid õpetades pidama kõike, eks ole, seal justkui tulebki ristimine enne, et võib-olla see päris ilmvõimatu ka ei ole, aga noh, muidugi kiriklik tava on ikkagi, et mõistuseas inimesed kõigepealt on õpetatud teatud määral, siis ristitud ja siis õpetatakse neid veel edasi. et kuskil on ikkagi see jah, mingisugune tasakaalu punkt, nii et noh, eks Jumal ikkagi tegutseb iga inimese juures oma armuga ja noh, eks ju teoloogias räägitakse sellest ettevalmistavast armust, mida Jumal inimesele annab, et teda kutsuda ja juhatada, et kui inimesel ka ei ole veel seda usuvoorust kristlikus tähenduses, aga Jumala kutse ikkagi on, mis teda nügib ja püüab kutsuda ehk siis see, et selle juurde. igaüks, kes tuleb leeri, tegelikult ju ei tule mitte ise, vaid minu arust on Toomas Paul seda korduvalt mingites hetkedes rõhutanud, et see on ka Jumala kutse, et inimene üldse selle sammu nagu teeb, ehk siis just nimelt see, mida sa äsja ütlesid, aga Robertil oli sõrm püsti. No siia veel tuleks juurde lisada see, et ikkagi on ju olnud kirikulooliselt ka arusaam, et tahe ristida ennast võrdub või tahe liikuda sinnapoole Mhm. võrdub ristimisega, et kui on ka olukordi, kus inimene lõpuks ei ristita, et ta sureb ära näiteks enne, aga kui tal oli tahe ristida, siis ristida lasta ennast, siis see ikkagi noh, ju on selles mõttes nagu võrdne. ehk siis siin on ka võib-olla meie siis seal erikoolis me ju valmistame ette, liigutame inimest sinnapoole, et tal tekiks tahe lasta ennast ristida et see on nagu see koht, et no seda võiks nagu abieluga võrrelda, et ikkagi ka mees ja naine enne, kui nad on abielus, noh, nad on ilmselt ka paar tänapäeval et aga mingid asjad jäävad selgelt abiellu ja mingi uus kvaliteet, täiesti uus kvaliteet tuleb siiski abiellumisega, selle laulatuse, eks ju, hetkega. et kuigi enne ollakse paar tänapäeval, et seda on harva, et esimest korda kohtuvad inimesed kirikus altari ees. aga need vahed on siiski väga ju märkimisväärsed, et mingid asjad, mis on enne, mingid asjad, mis on pärast ikkagi abiellu astumist. et see on, ma arvan, ja noh, usuga üleüldse on ju ikkagi noh, mina olen oma leerilastele seletanud, et usk on nagu mingisugune tasakaalupunkt skaalal, kus ühes otsas on ikkagi mingi veendumuslik aspekt, mis on selline X-faktor, mida ei saagi sõnadesse panna, ja teises otsas on ratsionaalne aspekt. ja me inimest ju selle ratsionaalse osas saame igal juhul ette valmistada nii, aga see nüüd, mis on see X, see nii-öelda, mida võiks öelda veendumuslik, võib kasutada ka muud sõna, see on ju puhtalt Jumalalt, seda ei saa üks inimene teisele anda. üks inimene saab küll kirjeldada seda, aga anda saab ainult Jumal. aga selle skaala teise otsa, selle ratsionaalse osa eest, seal saame me küll oma osa anda läbi siis selle sama leerikursuse näiteks. jah, ja lõpuks on ikkagi see, et noh, liiga palju detailidesse kinni jääda ja küsidagi iga asja kohta, millal ja kuidas, noh, alati ei ole ka väga otstarbeline, et tähtis on saada aru printsiipidest, eks, et Jumal on see, kes kingib need voorused ja inimese asi on seda kas vastu võtta või tagasi lükata, niivõrd kui ta on seda agentsust seal ja kristlaste asi on palvetada oma sõprade ja pereliikmete lähedaste eest, et Jumal nende südamesse ka valaks oma seda armu, mis neid siis juhatab ristimise allikale ja oma ristilaste eest muidugi ennekõike veel, et Jumal oma neid teoloogilisi voorus, usku, lootust ja armastust ka püha vaimu läbi kasvataks nendes ristilastes, et need võiksid tõesti ka viljakaks ja tegevaks saada seal ristilapse elus. Aga ma siiski veel torgin teid selles mõttes, et me oleme selle kolme vooruse juures praegu püsinud, et ma torgin teid just nimelt selle koha pealt, et aga kuidas selle usuga nagu on, et noh, näiteks isegi siis, kui ju laps ristitakse, noh, Jumal on talle selle vooruse andnud, eks ole, ometi saab ta suureks ja tühjagi ta kuidagi kaob ära, see usk tal, et kuhu see siis kaob? noh, muidugi, ega ma tean vastust, aga kuna te olete siin nii tublisti rääkinud, siis ma ise parem nii palju ei räägi. aga seesama, et kuhu see usk või näiteks, et miks ka kõik kristlased, kes iga pühapäev kirikus käivad, et kuhu see lootus siis, et mingi jama majja tuleb, siis kaob nagu see lootus, et tekib nagu lootusetuse tunne ka, eks ole, ja noh, rääkimata armastuse voorusest, mida ju ka tegelikult noh, kuidagi ikkagi noh, vabandatakse, et aga enesearmastus on ka armastus. eks noh, Robert, mis sa nüüd mulle rumalale vaimulikule ütled siis? kuhu kaob?
jah, kuhu kaob, see on nagu auto, et kui sulle auto kingitakse, aga sa üksi enam tanklas ei tangi, siis ega sa sõita ei saa, see auto seisab sul õue peal küll. aga sa pead ikka seal tanklas käima ja siis kas siis 95 või diislit või mis sul seal on sisse panema. et, elektrit. et noh, selleks, see ongi vot see samamoodi nagu kui võtame, hüppan korraks siit sellest kolmest piibli, sellest jumalikust voorust edasi, et kui need 7 surmapattu, millele vastavad ju 7 voorust, eks see on mingisugune pinge ja selleks on kirikus ju meeleparandus, on, eks ju, piht, on kõik see nagu kasvamise aspekt. ehk siis see on niikuinii selline asi, mis vajab, milles inimene vajab arenemist või mis vajab täitmist, mis vajab kasvamist. ja selleks ongi ju kirik olemas. ma ütleks ausalt, et kui me ei vajaks voorustes edenemist, siis tegelikult oleme me ju taevariigis ja meil ei ole kirikut sellisel kujul olemas, vaid me ise olemegi kõik kirik meie ümber ja kõik, eks ju, sest terve maailm on kirik sellisel juhul. aga kuna terve maailm ei ole kirik, vaid elame maailmas ja rändame sinna taevase kiriku poole, siis see on meie olukord, see pinge, milles me kristlastel elame, mille kohta Martin Luther ütles simul justus et peccator, et samal ajal patune ja õige. et sinna need voorused kaovad, nii et sõnum on see, et tuleb ikkagi autot tankida, isegi kui see auto meile kingitakse. ja siis see on jah, igati, igati õige lähenemine või õige arusaam, ega ma tegelikult oleks see tankimise on hea näide. Nii ei ole kunagi mõelnud, aga see on väga hea näide just nimelt. ja Aga kas me nende usu, lootuse, armastuse vooruse puhul, noh, Toomas, ma saan aru, et tahab midagi öelda, et me võiksime neid ju hakata enam-vähem lahti ka arutama, aga ma ei tea, kas sellel nagu sügavat mõtet on just selles mõttes, et noh, võib-olla natukene peaks. Et noh, usust me oleme rääkinud, eks ole, et me kasvame selles usus, eks, ja see usk hoiab meid ühenduses Jumalaga, hoiab meid Jumala poole ja nii edasi, aga ennem kui ma edasi räägin, äkki ma viin Toomase mõtte ära, et mis sa, Toomas, tahtsid öelda? ma võib-olla selle vooruste kaotamise teemal, ma arvan, et see on siiski ka oluline, millest mõelda. Et tõepoolest, et ega see, kui Jumal annab armu, siis ta ju ei sunni või see ei ole nagu vägivald, mida Jumal rakendab inimese peal. et ikkagi inimesele, ka ristitud inimesele, kes on saanud need Jumala armu ja voorused, tal jääb ikkagi võimalus, nii nagu Aadamal ja Eval seal paradiisiaias, kes olid ju ka, elasid armus, aga neil oli võimalus saata Jumal puu taha, nii nagu seal paradiisiaias oli, eks ole, et peitsid enese Jumala eest sinna rohuaia puude vahele, mis ongi ju eesti keeles puu taha saatmine sisuliselt. et kirikus ka ikkagi see üldine arusaam on, et inimene võib noh, näiteks raske patu kaudu, kui ta on teadlikult tõsises asjas Jumala puu taha saatnud, kaotada need teoloogilised voorused. et kui on jah mingi asi, mida inimene teeb noh, asjas, millest ta teab, et see on tõsine asi, ta teeb seda teie teadmise arusaamisega ja täieliku nõusolekuga, ma mõtlen, ehk siis ta ei ole nagu kuidagi mingisuguse haiguse või väga tugeva harjumuse tõttu ei tee midagi, vaid otsustabki teha risti vastupidiselt sellele, mida Jumal näitab, siis sellega ta ju ka, eks ole, otsustab usaldada omaenda tahtmist rohkem kui Jumalat, otsustab loota millelegi muule, näiteks oma tahtmiste rahuldamisele, eks ole, rohkem kui Jumala armule. ja noh, armastusega samamoodi, et noh, asetab midagi Jumalast ettepoole, et sellega ta katkestab osaduse Jumalaga. Jumal küll jätkuvalt kutsub teda meeleparandusele, et kui ka inimene ei ole ustav, siis Jumal ikka on ustav. Aga samamoodi võib inimene jätta ju tõesti, nii nagu ka Robert mainis, eks ole, et kui ta lihtsalt jätab hooletusse oma koguduse elu, osaduse, Jumala rahvaga, Jumala sõna lugemise, palvetamise, et vist Luter on võrrelnud ju tõesti usku ka nagu tulega, mis vajab toitmist, et noh, kui sa lased ahjust tulel ära kustuda, ei pane sinna uusi halge juurde, olgu maikuus või mis iganes kuus, et siis ühel hetkel sul ei ole seda tuld enam ja alguses on natuke suitsu ja pärast on külm ja nii et noh, ütleme siis niimoodi, et kui neid kolme voorust korraks lahti võtta, kuidas neid kaotada, eks ole, et siis võibki öelda, et usku saab kaotada noh, näiteks teadliku usust lahtiütlemise kaudu, usupraktikate hülgamise kaudu, ka jah, siis kui
tõesti mingisuguse tõsise patuga, eks ole, inimene otsustab tegeleda. Lootuse puhul, see Juudas Iskarioti patt, eks ole, kui inimene otsustab pidada oma pattu suuremaks kui Jumala armu ja heidab oma meele endast ära. Või teistpidi jällegi liigse enesekindluse kaudu, kui ta arvab, et ta Jumala abi ei vajagi, et ka siis ta tegelikult hülgab selle lootuse, eks ole, sest lootus on ikkagi Jumalale ja tema armule, mitte iseendale. Või ka ülemäärase keskendumisega ajalikele asjadele, et kui me unustame igaviku perspektiivis, saamegi need maised asjad, olgu siis meeldivad või ebameeldivad asjad, nüüd kõige keskmeks ja meie mõtted ainult keerlevadki selle ümber, mis siin maa peal on, eks ole. Et ka siis tegelikult juba me selle lootuse vooruse tõrjume endast eemale. Ja armastuse vooruse muidugi tõesti, kui me eks ole, tõesti tõsises asjas seame midagi muud Jumalast ettepoole, kui me lõpetame oma ligimeste eest hoole kandmise, selle ligimese armastuse hülgame, teeme oma südame kõvaks, seame jällegi seesama materiaalse maailma ja oma huvid esikohale. Et ka siis me tegelikult selle armastuse voorus endast eemale tõrjume, nii et kristlaseks olemine, niikaua kuni me siin maa peal elame, ei ole kunagi mingi selline lõplik ja valmis asi, et nüüd on tehtud, et see palve on loetud, ristimine on tehtud, et nüüd on asi korras, vaid ikkagi see vaimulik ka võitlus meie sees käib kogu aeg ja sellepärast tuleb olla ustavad, nii nagu me leeritõotusel ikkagi tõotame ustavalt Jumala sõna ja sakramenti tarvitada ja koguduse osaduses elada, et see on väga-väga oluline. Robert, tahad sa nüüd midagi öelda? Ei Öelda ja. mis mul öelda on, Toomas ju täiendas, mis mina ütlesin, et Ja. siin on et kõigega nõus. Et tegelikult ma isegi tõesti rohkem nendel 3 voorusel ei peatuks või ei jääks siia pidama, et neid veel rohkem lahti arutada, et Toomas siin tõesti praegu väga kenasti kõik selle kokku võttis või ta rääkis sellest, kuidas kaotada ja Robert eelpool. Et läheks nende inimlike vooruste juurde, eks ole, ja kui need esimesed 3 antakse meile Jumala poolt, siis on see, et nagu see sõna inimlik ütlebki seda, et need 4 inimlikku kardinaalvoorust on siis need, mida inimene saab iseeneses nii-öelda kasvatada, ehk siis nende suunas areneda ja nii edasi. Ja need, olgu nad siin igaks juhuks ära öeldud, eks ole, et on 2 moodi seda nimetatud. Esimene on tarkus või arukus, eks ole, siis on õiglus, mehisus või vaprus ja siis on mõõdukus. Olete muga päri, et need olid need 4. Või seda tarkust võib ka mõistlikkuseks Ja eesti keeles ka mõistlikkuseks, nimetada, eks ole, jah, et aga igal juhul need 4 voorust nagu on ja prooviks neid võib-olla avada mitte sellise tervikuna, kuna nad on sellised inimlikud, mida inimene saab ise arendada ja kasvatada. Et räägiks siis kõigepealt siis mõistlikkusest või tarkusest, et kes siis on tark inimene, Robert? Kas sina oled tark? Vahel olen ja vahel ei ole. homo sapiens. Et kui sa poes leiba ostad, siis sa tead täpselt, mida sa ostad, jah? Oleneb, alati ei tea, et vahel mul naine saadab mulle poenimekirja ja siis ma ostan. Ehk siis ma ei ole võib-olla tark alati või vastupidi, olen tark teises olukorras, sest Jah, ma hoian häid suhteid kodus. Nii et see on väga näide sellest, mis on siis tarkus, absoluutselt. võib-olla see on, et kuidas igas olukorras käituda, mis on meie käitumise tagajärjed, mis põhjustab mille, ehk siis see on selline ikkagi, ma ütleks ka nagu, mis järgneb millele, mingisugune loogiline asjade seis, maailma seaduspärasuste äratundmine, nendega arvestamine. Et see võiks olla ehk üks selline võimalik definitsioon. Jah, mulle endale meeldib alati rääkida ka sellest nii-öelda Aristotelese mõttekäigust, mis puudutab tarkust ja see on, kuidas ma seda tavaliselt defineerin, on see, et tark on see inimene, kes oma tänaseid otsuseid suudab hinnata võimalikult pikas perspektiivis ehk siis võimalikult pikas tulevikus. Mida paremini sa oskad seda hinnata, seda tänase otsuse tagajärgi,
seda targem sa oled. Noh, lihtsustatult niimoodi öeldes, et seal on Aristotelesel või just muid nüansse juures, aga põhimõtteliselt jah, et noh, tarkust on kahesugust, on koolitarkus ja elutarkus. Kumba sina, Toomas, rohkem nagu oluliseks pead? Kui nii saab küsida ei muidugi. teagi, kas jah, kas neid saabki otseselt jah, ritta seada, aga tõesti inimlikus mõttes jah, see mõistlikkuse tarkus võiks tõesti olla seotud asjade omavaheliste seoste nagu taipamisega ja arvesse võtmisega ja tagajärgede ettenägemise oskusega ja ilmselt see tuleb ikkagi jah, nii koolitarkuse kui elutarkuse koostöös. et midagi pole teha, ega noorel inimesel võib olla palju koolitarkust, aga mingisugune taipamine tuleb ikkagi selle kaudu, et sa elad asju läbi ja koged ja mõtestad neid läbi. Ja teistpidi ka muidugi, et mõni inimene, kes on küll palju aastaid juba võinud seda elutarkust koguda, aga kui ta ei ole tegelikult nagu väga mõelnud asjade üle järgi ja seda püüdnud mõtestada, mida ta kogeb, et siis ei pruugi seda elutarkust ka tulla. nii et tegelikult ikkagi see on ka väljakutse, nagu tänapäeval armastatakse öelda, et inimene ka ikkagi mõtestaks oma elu ja käitumist ja mõtteid ja mõtleks oma mõtete üle ka muuhulgas, eks ole, et see ei oleks lihtsalt niisugune reageeriv ja kulgev elu, mida inimene elab, vaid ikkagi võimalikult palju, eks siis eesmärk oleks ju saada iseenda peremeheks, ennast juhtida selleks, et olla omakorda siis kogu oma eluga Jumala tahte teenistuses. nii et kui selle mõistlikkuse puhul kindlasti meenuvad meile ka õpetussõnadest ju see vana tõde, et Jumala kartus on tarkuse algus, et igasugune tarkus ikkagi algab ka sellest, et me arvestame Jumalaga ja sellega, kuidas tema on maailma loonud ja mida ta on ette teinud, et kui sa kodumasina või ükskõik mis masina ostad ja ei arvesta tootja antud juhenditega, noh, see ei ole väga tark käitumine, kuigi tihtipeale me muidugi ju harrastame seda, et kui nüüd muidu ei saa, et siis vaata, mis seal käsiraamatus öeldakse. aga noh, arukas inimene vähemasti vaatab natukenegi sinna, enne kui hakkab midagi külge ühendama ja voolu sisse laskma või tuld süütama. nii et piibli lugemine, palve ja kõik see käib ikkagi ka tarkusega kaasas. Ma toon siin veel ühe tarkusetera, mida ma kogesin umbes mõned aastad tagasi, aga mida ma olen saanud korduvalt kinnitust, et kui te ostate endale IKEA mööblit, siis pange see kindlasti kokku täpselt juhise järgi. Ärge hakake ise mõtlema, sest nad on selle nii hästi ära teinud, et kui sa ise proovid selle välja mõelda, siis sa kindlasti võtad selle lahti ja paned uuesti. Ja IKEA mööbliga on see, mida rohkem sa lahti võtad ja uuesti kokku paned, seda viletsamaks ta muutub. Nii et esimese korraga selleks tuleb juhist lugeda, aga Robertil oli näeb püsti. ja noh, muidugi ju tark inimene ongi see, kes ükskord saab aru, et on loll Just või ma pidin inimene ütlema õpib seda, kogu elu, aga sureb ikka lollina, nagu just. öeldakse või ja usu mõttes on ju siin oluline ikkagi see, mida ütles vist Tertullianus, et ma usun, sest see on absurdne. Noh, kristliku usu puhul ja see ju haakub, mida Paulus ütleb, et need targad on läinud Mm. nii-öelda rumalaks oma tarkuses, et juudid otsivad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. ehk siis kristlik sõnum väga paljuski ikkagi ei ole ju mõistusega haaratav nagu Jumal, ei ole kindlus, mille meie vallutame, mille me ära lahendame, mingi mõistatus, vaid see ongi see usumüsteerium. aga see annab just ju tarkusele, ütleme selle viimase lihvi, selle oskuse kummardada selle ees, mida me ei suudagi mõistusega hoomata või isegi mille tagajärgi me ei tea või ei näe või et see on nagu see, ma arvan, viimane lihv nii-öelda tarkuses, mida siis nagu Jumal annab. Ehk siis teisiti öeldes tuleb jälle õpetussõnade juurde tulla tagasi, mida Toomas ütles, et Jumala kartus on tarkuse algus. Ehk siis tegelikult tõesti see nõnda on, et seesama suhestusega Jumalasse oma otsuste tegemine kooskõlas nii-öelda tema tahte ja sellega annab kindlasti tulemuse, mis on, kuidas öeldakse, et see on tark tegu, tark otsus. No nii, järgmiseks ma võtaksin õigluse. See õiglus on üks selles mõttes hästi huvitav teema ja siin jälle, kui saate algusesse juurde tulla, siis seesama õigus ja õiglus on noh, nii-öelda see, mida minu meelest väga tihti vähemasti tänasel päevalgi sageli sassi aetakse. Ma kordasin väga tihti ja sageli. Et tegelikult, et kummast siin nüüd siis räägitakse, kas õigusest või õiglusest, et teeks selle nagu selles mõttes selgeks, et mis see voorus siis on, et meie küll ütleme, et ta on õiglus, aga mis vahet seal on õigusega, Robert? Näed sa mingit vahet?
no on ikka, õiglusel muidugi minu arust alati see hea sümbol on, et tihti ju kohtades, kas seal ei ole õigluse kaalud või, et Mhm. need kaalud peavad olema nagu võrdsed. Et see jah, aga võib-olla siis õigus kui selline on ikkagi eesmärk leida ju, mis on õige, mis on siis nagu see täiesti, aga õiglus ei pruugi olla ju alati õige või on nii või ikka on, nad on seotud, aga kaalud, see on ikkagi natuke tasakaalu küsimus, kas ei ole, et kohtu puhul samamoodi, et on kellelegi kahju tehtud, nüüd tuleb leida üles siis see kahju, mis tehakse selle kahju tekitajale või kuidas see asi oleks nagu tasakaalus, et oleks õigus ja Mm. õiglus. No aga tänapäeval vist on ikkagi pigem nagu see, et kõik see, mis on nagu määratletud, noh, ütleme moraalses mõttes ja ütleme siis seaduste mõttes, siis see, miks ju seadused luuakse ja miks kohut mõistetakse mitte õigluse, vaid õiguse järgi, on just seesama, et õiglus on liiga subjektiivne, sellepärast et õiglus võib hakata mõjutama mingisuguseid otsuseid. Noh, vist see, kas või seesama näide nüüd, kus noh, meie vaates, kui me täna saadet salvestame, siis eile oli see kohtuotsus, või oli see juba üleeile, kohtuotsus, kus Riigikohus otsustas, et mees, kes on aidanud inimestel siit ilmast lahkuda, teinud selleks vastava seadme, siis mõisteti õigeks ja paljud inimesed ütlesid, et see on ebaõiglane, eks ole. et, et, et noh, et siin see konflikt ilmselt nagu jääb, et see õiglus on subjektiivne ja õigus on see, mida siis on püütud nagu kuidagi mõtestada või raamistada, sest kohut mõistetakse õiguse üle ja õiglusel siis, õiglus võib olla seal sisetunde küsimus, aga see on ka väga kergesti advokaatide poolt ilmselt ümber lükatav. või mis sa, Toomas, arvad? eks ta nii ole, et õigus on pigem tõesti selline juriidiline mõiste, eks ole, mis ongi kehtestatud mingis kontekstis, millega võivad kaasneda sanktsioonid ja kehtestabki sellised noh, nagu välise käitumise normid, eks ole. aga õiglus pigem jah, on nagu hinnangute küsimus ja võib-olla ka tõesti sellise nagu laiema mõõtmega või noh, võib-olla siis sellisesse teoloogilisse maailma kuulub rohkem tõesti see, kuigi ka Jumala õigusest ju räägitakse ka pühakirjas ja ka luterlikus teoloogias, aga noh, õiglus jah, võib-olla on nagu see, mida kristlane peaks nagu voorusena arendama, see õiglane käitumine, eks ole, et kõigile ikkagi seda, millele neil on õigus ka pakkuda, niivõrd kui see on nagu võimalik. ja õiglus on, eks ole, seotud peaasjalikult jällegi see, millest me rääkisime, sellest südametunnistusest ja süümest, eks ole. ehk siis see, et kuidas me seda kujundame, aga Robert. muidugi peab ütlema, et kuna õigeks mõistab ainult Jumal, siis võiks öelda, et õigus on jumalik tegelikult ja kas seda õigust üldse siin maailmas noh, poolikult on, aga võib-olla ongi samas, ehkki see on subjektiivne, me ainult õiglusega tegelemegi siin, sest me peame ju mingisuguse õigluse jalule seadma täpselt samas kohtus, kas see siis ongi selles, et üks ongi täielikult süüdi, teine ei ole, aga see on, millel ju ühiskond noh, püsib nendel kaaludel ikkagi, ehkki me noh, ma tahaks loota, et meie sees ja me mõtleme siiski, üritame seda ideaali poole või selle jumaliku õiguse poole ka sirutuda, siis lõpuks võib-olla õigus on ikkagi väga jumalik mõiste, et kui Jumal on see, kes meid õigeks mõistab ja õigeks mõista õpetust teatavasti, siis noh, maailma mõttes täiuslikku õigust leida on raske. täiuslikku õiglust samamoodi, aga õiglus on see, mis on funktsioon või millel ikkagi meie kohus ja ühiskond, mille alusel funktsioneerib. Jah, ja aga õigluse ja halastuse tasakaal muidugi on alati väga oluline kristlikus elus, et me ka ju ikkagi igatseme, loodame ja usume, et me saame Jumalalt mitte seda, mida me oleme ära teeninud, vaid seda, mida Jumal oma halastuses meile kingib. Ja samamoodi me oleme kutsutud ju ikkagi ka ise edasi andma sedasama halastust ja armu, eks ole, et mitte õigust nõudma alati, vaid pigemini armastust osutama. et kui nüüd seda õiglust võiks kokku võtta, siis põhimõtteliselt on see, et jah, et seesama õigus ja õiglus on need teemad, mis on meil nii-öelda laual ja mulle meeldib see Roberti mõttekäik, mida ta jälle hästi nagu meelde tuletas, just see, mis on seotud sellega, et see Jumala õigus on ikkagi nagu tegelikult üle kõige ja noh, eks me igaüks oleme pidanud ka mõnikord inimestele seda selgitama, et noh, et miks see inimene vot ei ole saanud ikka karistada ja näed, kuidas ta nüüd ära pääses, eks ole, siis me lõpuks ütleme ikkagi, et küll ta ühel päeval
Jumala ees noh, peab vastust andma, noh, nii-öelda, mis ta siis on tegemata jätnud või ka teinud, aga igal juhul see on, aga see õigluses kasvamine on ikkagi just nimelt eelkõige see jällegi koos, noh, ma ütleksin, et neid vooruseid ei saa üksteisest väga lahutada, on ikkagi seesama Jumala kartuse, tarkuse ja siis oma südametunnistuse kasvatamise läbi, et just nimelt olla õiglane, halastav, hooliv ja märkav inimeste suhtes, mitte isegi raiuda alati, et mul on õigus, vaid just nimelt võib-olla peaksime kristlastena tõesti mõtlema selle õigluse peale selles aspektis, et kuidas seda siis ellu rakendada näiteks suhetes teiste inimestega. Mis on õige või õiglane, sul võib seaduse mõttes olla õigus, aga õiglane oleks ju või aus oleks ju, noh, nii-öelda teha midagi muud. Tahate lisada siia õigluse juurde midagi? noh, rääkida oleks palju, aga peame jõudma saatega kuhugi välja ka. jaa, Hm. aga siinkohal ongi hea öelda, et kui nüüd kellelgi jäi midagi lahti, siis küsige üle, et me hea meelega räägime siis juurde ja seletame veel lahti, aga läheme selle mehisuse või vapruse juurde ka, eks ole. Et kes on siis nii-öelda mehine või vapper inimene, see, kes viskub kuulide ette, see, kes on, ronib kõrge kalju otsa mööda turvalintideta, see, kes, need on kõik vaprad inimesed või kõigist julgem olen maha. aga noh, noh, ilmselt siin tulebki seesama väärtuste teema sisse, millega me tegelikult saadet alustasime, eks ole, et mõnigi kord inimesed ütlevad, et näe, ma käitusin valesti, sest mul ei olnud valikut. aga noh, tegelikult kui me oleme üdini ausad, siis me leiame ikkagi, et meil on noh, praktiliselt alati valikud ja noh, ega näiteks kristlaseks olemise, kristliku usu tunnistamise puhul meil alati on ikkagi valik, kus ühel pool võib olla tõesti väga keeruline siis olukord, et võibki olla vaja valida, kas siis Jumalale ustavaks jäämise väärtuse ja kõige selle vahel, mida annab usu tunnistamine, ehk siis ka tegelikult see on ju ligimise armastuse akt, tunnistada usku ka oma elu hinnaga, eks ole, ja teistpidi on väärtus maise elu säilitamine. ja märtrid näitavad, et ka sellise valiku tegemisel võib ikkagi jääda ustavaks, eks ole, nendele voorustele ja näidatagi üles vaprust ja kas või tõesti oma elu hinnaga siis tunnistadagi, et Jeesus on Kristus ja Jumal on ta üles äratanud surnuist ja kõike muud, mida, eks ole, kristlik usk meile õpetab. ja tõesti, siis see võib küll jah, elu kui vähema väärtuse kaotamise hinnaga tulla, aga no eks see vaprus ongi see, et me teeme õiged valikud ka siis, kui need valikud ei ole mugavad ja hõlpsad, aga et me ka raskustes ja katsumustes ikkagi ei loobu selle poole püüdlemisest, mida me peame kõige tähtsamaks ja olulisemaks. minu meelest selle vapruse kaasuse puhul on, või vapruse puhul on alati sellised kaasused nagu head, et minu meelest noh, nii-öelda mina olen teinekord ka seda põrgatanud selle mõttega, et kui vapper on nagu see, et sa näiteks noh, tormad põlevasse majja, eks ole, et kas see on nagu vapruse tundemärk või mitte ja minu meelest kunagi mul oli leerirühmas üks päästja, kes ütles, et tegelikult miks nad ütlevad, et ei tohi nii-öelda inimesi tuleb alati kinni hoida, sest noh, inimestel, kes emotsiooni pealt muutuvad nii-öelda vapraks, tegelikult ei kaalu, mõtle selle peale, et see võib kaasa tuua tegelikult mitte ainult selle inimese huku, kes on majas, vaid ka tema huku. Et noh, et see tasakaalu moment päästjatel on lihtsalt palju rohkem nagu harjutatud või treenitud, et kus on põhjust nii-öelda olla vapper ja tulle tormata, kus ei ole põhjust olla vapper ja tulle tormata või näiteks minule vapruse puhul on ka see, mis alati on just nimelt, et ma olen ka vapper selles osas, et jään näiteks mingites asjades eriarvamusele, ütlen, et kuigi enamus ütleb, et kuule, nii on õige ja meie arvame, et nii peab olema, aga sinu kaalutlus on see, et ma ei ole teiega nõus ja et sa saad kaela kõikvõimalikud pahandused sellest tulenevalt, aga et sul on seda vaprust öelda välja, et ma ei ole nõus teiega koos seda rumalust tegema, mida tegema hakkate. või mis sina, Robert, arvad?
ja no ma arvan, ühest küljest tõesti igasugune vaprusjulgus on ju inimese, et ta käitub näiteks valulävile vastupidiselt või kuidagi noh, et sul on see valu, mis kõik ütleb, et hoia tagasi, eemaldu sellest, aga sa mingisuguse eesmärgi nimel ju lähed, võtadki selle kannatuse või võtad selle surve või pinge. et aga teisalt noh, muidugi on ju eesti keeles ka selline asi nagu hulljulgus olemas. ma mm,? ütleks, et see on eesmärgistamata vaprus või ilma eesmärgita vaprus, et lihtsalt vaprus mingisuguse edevuse või millegi sellise pärast, et aga noh, mina võib-olla tooks siia veel lisaks, et noh, see vapruse teema ju kiriku algsajanditel oli suur küsimus üks hetk, et kas usu taganejad võtta kirikusse tagasi või mitte. või ainult need, kes on vaprad, kes jäid kindlaks ja jäävad kirikusse, aga noh, siin ju võitis see liin, mis ütles, et võtame tagasi. ja ma ütleks omamoodi, et sellest lähtus, et vaprus on ka ju ülestunnistamine, et ka see on inimesele täiesti, see on üldse loomuomane tunnistada Jumala või ligime sees, et me oleme kurja teinud või pattu teinud. nii et see on väga vapper tegu vihile samamoodi. minek on vapper tegu. Absoluutselt, et see on samamoodi noh, vapper tegu, aga see on ka eesmärgistatud ju omamoodi, et eesmärk on leida rahu Jumalaga, et ma ütleks, et just, et see vahe hulljulguse ja julguse vahel, et kas meie vaprusel on mingi eesmärk või mitte. see on hea mõte, see ja, on hea mõte. ja et need voorused on ikkagi seotud täpselt omavahel, et seesama mõistlikkuse voorus ja vapruse voorus, et nad ikkagi moodustavad terviku. No nii, ja viimane on meil mõõdukus, mis on siin minu selles, mitte minu, vaid selles loetelu sees. Et noh, ma nüüd vaataks peale ja ütleks, et kui mõõdukate mehed siis olete, mina tean, et mina ei ole. Õnneks ma näen, mul paistab nägu ja lott väga õnneks välja ei paista siit praegu, aga mina teen mõõdukuse suhtes, olen pidevalt nagu probleemi ees, et ma mõõdutult armastan igasuguseid häid asju süüa. Kas ma olen õigel teel või ütlete te mulle, Jaak, ära muretse, kõik on hästi? Tasub ikka arendada endas ka mõõdukuse voorust. et nii nagu Püha Paulus ütleb ju korintlastele, et kõik on mulle lubatud, aga kõigest ei ole kasu. et tuleb ikkagi võtta seesama jah, arukus ja kõik muud asjad ka sinna juurde ja siis ka see mõõdukuse voorus tõesti, et oma kirgesid ja ihasid ikkagi tasakaalustatult tarvitada ja tegelikult ka noh, sellised väikesed loobumised teinekord võivad ka iseloomu kasvatamisel olla abiks, et kui tulevadki need keerulised valikud, et siis me oleme juba ennast treeninud väikeste ohvrite ja valikute kaudu, et seda tahtejõudu tuleb ju treenida nagu iga muudki lihast, nii et teinekord tõesti sellest teisest magustoidust loobumine või kolmanda kommi võtmata jätmine, eks ole, need on väikesed asjad, mida kõrvalinimene ei pane tähelegi, aga tegelikult ise saad teha trenni ja jumal näeb ja võib-olla on rõõmus. Teed iga päev 5 tundi nädalas, iga päev trenni. noh, kui keegi suudab jah niimoodi ennast kontrollida ja harjutada, miks mitte. ja mis siis, et naine käib poes kottidega süüa toomas? eks seal on ka vaja seda, ka sellest tuleb olla mõõdukas, nii nagu igas muuski asjas. Jah, et mul tegelikult oli siin Robertile üks kiuslik küsimus, aga mul ai tegelikult tuli meelde tagasi, et aga mis sa arvad, kas, kui me suhtes Jumalaga, Robert, et kas me Jumalaga suhtlemises peaksime ka mõõdukad olema? ma arvan, no jälle see või nüüd siin võib oleneb olla sellest. mõõdutu? ma arvan, et Jumala armastus on piiritu, nii et see valatakse meie peale välja, aga noh, samas tegelikult ju toome siin ühe näite pühakirjast, kus Jeesus ütleb, et vaata, kui oled lubanud vanematele anda, aga sa ütled, et nüüd on templile see annetus, siis võiks öelda, et see on ju mõõdutu käitumine, sest et kui mingisugune see annetus või see korban, mis seal on, et sa oled selle lubanud ikka vanematele anda, siis sa pead selle vanematele andma. ehk siis see võiks olla ju üks näide selles osas, et inimene võib ka kõike, mis usku puudutab, oma sellises mõõdutuses nagu pöörata selle nagu selliseks kurjaks. et aga tõepoolest see enesekontroll või see enesepiiramine, paljud patud ongi ju sellised, et asi iseenesest ei ole halb, vaid valel ajal, vales koguses.
näiteks või vales kontekstis midagi. et see on nagu see koht ja siin tuleb nagu jah vaadata. on muidugi vahe, et näiteks ei saa olla, et ma olen mõõdukas tapja, et ma ainult mõõdukalt või ma olen mõõdukas abielurikkuja, et see ei ole nagu võimalik, aga teisalt ma ei tea, alkohol või midagi sellist, eks ju, et mis tihti on ikkagi ju mõõdukuse küsimus, et mingid asjad ei ole olemuselt halvad nagu toitki, aga täpselt, et see, mis kohas, mis viisil, kui palju, et need on nagu need küsimused. ma olen alati ikkagi mõelnud, et huvitav, et meil näiteks poliitikas on äärmus vasakpoolsed, äärmus parempoolsed, aga miks äärmusmõõdukaid ei ole, et kes on nii äärmuslikult mõõdukad, et nad on kohe äärmuslased. jah, et isegi ju vesi võib suures koguses olla mürk, eks ole, ja inimese ära tappa, et kui seda mõõdutult juua ja nii ilmsesti iga hea asjaga. ja muuhulgas ka, ütleme, kui me tuleme jälle siia vaimulikelu konteksti, et ka askeesi ja vaimulike harjutustega võib liiale minna ja selle tõttu ikkagi ju ka kirikus on see arusaamine, et selliseid askeesi praktikaid, olgu siis nagu tavapärasest kirikukorrast tõsisem paastumine või mingisugused enesepiiramised ja piitsutamised, et neid ei tohiks ette võtta ilma vaimuliku juhendaja õnnistuseta, et sa ei võta ise endale mingisuguseid asju, kus tegelikult pärast tuleb välja, et see oli kuskil sinu enda mingi soovunelmad või asjad, mida sa ekslikult pidasid Jumala hääleks, kes sulle ütleb, et nüüd hakka tegema seda või teist või kolmandat. et ikkagi selline vaimuliku juhendaja roll on hästi oluline ka nendes küsimustes. mulle näib vägisi, et me võiksime ikkagi ühe viienda vooruse välja mõelda. see on tasakaalukus. jah, no eks sest ta kõigi neid nende asju on voorustega muidugi veel, jah. tegelikult on seotud, et noh, võiks neile ümber võib-olla tõmmata peaaegu et ringi selles mõttes ja et võib-olla viiendaks vooruseks mitte, aga just nimelt siin on minu meelest väga oluline see, mis te olete siin mõlemad ka välja ju toonud, mehed, on seesama, et tõesti, et kõikide nende asjade puhul esiteks nad on suhtes üksteisega, eks ole. ja lõpuks need kolm jumalikku voorust on ikkagi need, mis on see eesmärk, mille poole pürgida. Need inimlikud voorused aitavad meil selle poole pürgida, aga me ei saa üheski asjas ka oma usus Jumalasse nii-öelda minna sellele tasandile, et me näiteks suhted oma lähedastega näiteks rikume ära või mis iganes veel. et see tasakaalukus, mõistuspärasus ja nii edasi, mis sellega kaasas käib, on tegelikult ääretult tähtis. no nii, Robert, sa saad öelda veel lõpetuseks midagi, et ma hakkaks kokku võtma, sest meil vist hakkab enam-vähem aeg täis saama. võib-olla muidugi see, mis Jaak ütles, et see tasakaalukus, mina ütleks, et võib-olla siis terviklikkus on see, et Terviklikkus, jah. see on nagu see tervik, et üks tervik Mhm. koos kõigi nende vooruste paketiga. et see on ju see, milles Jumal, inimene peaks harmooniliselt nagu toimima või olema, vähemalt ideaalis, nii nagu Jumal on inimese loonud. jah, Toomas. see integritas jah, või terviklikkus ja see on hästi oluline tõesti ja noh, kui sa nimetasid seda, et kas suhe Jumalaga või suhe inimestega, siis noh, lõpuks ka need on tervik, eks ole, et meie suhe Jumalaga väljendubki ju selles, kuidas me kohtleme inimesi enda ümber. et kes ei armasta venda, keda ta näeb, ei saa armastada Jumalat, keda ta ei näe. et see Jumala armastamine käib ikkagi oma liigimeste armastamise kaudu. ja noh, jah, tõepoolest, et see, mida me oleme nüüd rääkinud, need voorused kõik on tõesti omavahel seotud ja nad ei ole ju lihtsalt mingisugused reeglid, mida tuleb siit või sealt võtta, vaid need on ikkagi Kristuse sarnase iseloomu tunnused, eks ole, nii nagu õndsaks kiitmised mäejutluses kirjeldavad seda, milline on õnnelik inimene, eks ole, samamoodi ka need voorused kõik peaksid iseloomustama ju iga kristlast selleks, et me võiksime elada tõesti õnnelikku ja jumalakartlikku elu. ja noh, võib-olla jah, kui nüüd lõpusõna, siis võib-olla Paulus, eks ole, ütleb, et mis iganes on tõene, mis iganes on aus, mis iganes on õige, mis iganes on puhas ja armastusväärne ja üllas, kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. aamen. head kuulajad-vaatajad, teiega olid Jaak Aus, Toomas Nigola, Robert Punder oma igakuist vestlussaadet tegemas, sel korral siis moraaliteoloogiast ja me moraaliteoloogiaga jätkame ka kindlasti järgmine kord, sest moraaliteoloogias on neid peatükke palju, millest võiks ja peaks kindlasti rääkima. me kindlasti ennem suurt suve veel salvestame ühe saate juunikuuses ja siinkohal siis ütlengi rõõmsate kohtumisteni, olgu siis arvutiekraanis või kõrvaklappides või raadiot kuulates, aga igal juhul kuulmiseni ja nägemiseni ja õnnistatud
päeva ja õnnistatud elurännakut!